terviseminutitest. Oleme oma järjekordse terviseminutite saate juures ja väga huvitavad ajad on praegu, mul on endal käib see niinimetatud 5D avanemine. On hästi tugevasti nagu mõjutab vaimseid protsesse, iseenda see sisemaailm avaneb. Ja tänane jutt, see haiguste vaimne taust, mida me siin räägime, see on ju ka tegelikult väga palju seotud just enda sisemaailma avanemisega. Iga kord, kui mul mingi haigus tuleb, siis mitte, et mul väga tihti tuleks muidugi, aga see on alati sõnum mulle. See on tegelikult samasugune sõnum, kui siis, kui me kohtume mingite eluprobleemidega, mingite justkui halbade inimestega. Nad on kõik sõnumitoojad. Nad tulevad meile ütlema seda, mis on meie peas, meie sisemine konflikt. Kuidas meie kuningriik katki on. Näiteks üks viis, kui me nüüd võrdleme minu sisemaailma nii-öelda kuningriigiga, siis üks viis, kuidas kuningriik on katki, on see, kui kuningas ei näe oma alamaid. Ta näeb küll riiki, aga ta ei näe neid üksikasju seal sees. Seda inimest, igat kodanikku, kes riigi moodustavad. Ja sellised kuningad kipuvad ära unustama oma alamate huvid. Ja siis sellist kuningat, näiteks kui tema kuningriigis hakkab mingil inimgrupil, mingil kodanikkonnal, mingi kodaniku hulgal hakkab väga valus, siis see riik jääb haigeks. See kuninga silmadesse, siis see minu ego või nii-öelda, mis seda riiki valitseb, tema teadvusesse tuleb siis mingisugune haigus. Ja ütleb, et sinu riik on nüüd sealt haige. Aga see tähendab seda, et see mingisugune hulk riigi kodanikke on jäänud tähelepanuta. Nad on jäänud ilma kuninglikust armust nii-öelda. See on kaks vaadet, eks ju. Me peame julgema tunda ennast kuningatena. Oled sa siis mees või naine, see ei loe iseenesest. Sellepärast, et oma riik on meil kõigil valitseda. Ma nüüd igaks üks, see läks natuke filosoofiliseks algus, aga ma nüüd ütlen kindlasti ära ka selle iga video algusesse käiva nii-öelda disclaimeri või hoiatuse või nii-öelda lahti ütlemise, eks ju. Et ärge jätke oma tervist kunagi kontrollimata, kui te valite alternatiivsed meetodid. Üldiselt tasub siiski usaldada arste ja kindlasti rohkem kui iseennast. Kuigi mulle just hiljuti üks inimene ütles, et aga kes saab paremini teada minu tervislikku seisundit kui mina ise. See on nii mingis mõttes, aga tihtipeale ei ole ka. Eks selleks ajaks, kui meie saame oma tervislikust seisundist aru, võib juba lootusetult hilja olla. Sellepärast, et ega valud ei hakka esineda, nad ei ole esimesed hoiatajad. Tihtipeale ussitab haigus meid tasakesi kuskilt ja siis selleks ajaks, kui ta välja lööb, siis on juba ta väga kaugele arenenud. Ja loomulikult ega me ei saa ennast kogu aeg nii-öelda käia arsti juures läbivaatustel. Et selles mõttes on ikkagi see enesetunne, see esmane signaal. Aga kui me ravima hakkame, siis on meil vaja teada, kus suunas meie tervenemine kulgeb. Kas ta läheb soovitud radapidi või läheb ta hoopis tükkis kuskile hullemas suunas. Ja selleks ei ole kindlasti paremaid vahendeid, kui on igasugused analüüsid, kõik need tuntud tavameditsiinivahendid. Eks selles mõttes tavameditsiini ei tasu kindlasti mitte alahinnata. Ja mina ei ole ka kindlasti seda meelt, et ravimid on mingisuguse suure Big Pharma raha teenimise eesmärgil tehtud. Loomulikult nad on. Lihtsalt meie
inimkonna või ühiskonna süsteem on selline, et me teeme kõiki asju selleks, et raha teenida. Aga täpsemalt on niimoodi, et me ei tee, ka mina olen, eks ju, tervendaja, psühholoog. Ja ma teenin ka raha sellega. Aga ma ei tee seda raha teenimise eesmärgil. Ma teen, tegelikult enamus inimesi, kes oma tööd teevad nii-öelda, ütleme südamega. Ühesõnaga, kes on huvitatud oma tööst lihtsalt. Nad teevad seda tööd ja neil on hea meel, et sellest raha ka saab. Sest leiba on vaja osta ja riiet on vaja osta ja lõppude lõpuks me ju paigutamegi oma energia niimoodi, laseme teda ühiskonda, ühiskond annab teda kuidagi tagasi. See ongi selline ringlus. Ja raha on üks viis, kuidas seda energiaringlust nii-öelda markeerida ja hoida teda. Tegelikult, kuidas ta üle raamatupidamist pidada. Loomulikult me jõuame kunagi sellisesse ühiskonda ka, kus me ei pea enam arvet selle üle, kes kui palju andis ja kes kui palju sai. Sellepärast, et see on armastuse põhine ühiskond ja ta, põhimõtteliselt on see kommunism. Aga mitte kehtestatud kommunism, vaid selline, mis on nagu rohujuure tasandilt ise välja arenenud. Nimelt asi selles, et kommunismi, kui seda kehtestada, siis on see katastroof. Sellepärast, et kui teda on vaja kehtestada, siis tähendab seda, et need inimesed ei ole selleks valmis. Aga kommunism on põhimõtteliselt valgustunud ühiskond. Ja seal ei ole kedagi, kes tahaks kellegi arvelt elada. Kõik loovad ise oma maailma, oma energeetikaga, abistavad vastastikku üksteist. Ja seal ei ole vaja raha teenida enam. Ja küllap seal siis toodetakse ka ravimeid niimoodi, et neid mõtlevad välja need inimesed, kellele see on südame asi, kes on vaimustuses sellest tööst. Ja üldse sellises maailmas on privileeg, kui sa saad kellelegi midagi anda, kui sind saab millekski ära kasutada. Ka mina näiteks ei põe kunagi sellepärast, et mind kasutati ära, jumal tänatud, kui mind kasutati ära, minu energiat läks liikvele, ma saan uut energiat jumala käest peale. Ja energia on tegelikult armastuse energia, eks ju. Armastus on see, mis seda energiat annab. Ja kui me oleme armastuses, siis see liigub täiesti vabalt. Kui me oleme hirmul, siis me hoiame seda energiat kinni. Ja siis me peame kogu aeg kontrollima, aga kas ma sain ikka sealt täpselt nii palju vastu, kui ma nüüd siit ära andsin. Ja see ongi nüüd raha. Raha on teatud mõttes rahal on hirmu energia küll. Aga ta on praktikas lihtsalt vajalik meie praegustes ühiskonna tasemetes. Aga see selleks nüüd on sissejuhatus juba päris pikaks veninud. Tänane teema, esimene on magu. Ja mõtle, mida see magu tähendab. Magu on meie seedesüsteemi esimene kõige tähtsam, esmaorgan, kõige suurem organ. Me sööme sisse. Magu võtab vastu selle, mis me talle anname. Seedib ta läbi, mis tähendab, seedimine energeetilises mõttes tähendab millegi vastuvõetavaks muutmist. Sest kui ma selle piruka alla neelen, pirukaga ei ole minu organismil mitte mõmmigi peale hakata. Ta vaatab seda lolli näoga, et mis ma sellega teen. Ja ütleb, hei, magu, tule siia. Seal on üks pirukas. Muuda ta mulle vastuvõetavaks. Vaat kui maal on haigused, seal on gastriit, maahaavandid, maavähk, neid on erinevaid asju. Aga magu on üldiselt selline organ, mis jääb haigeks siis, kui see, mida me maailmast saame, on meile vastuvõetamatu. Me ei suuda seda seedida. Seda otsas mõttes, kui need vaimsed seosed üldiselt haigustega alati käivad, on see, et nad on nii-öelda nagu analoogid kuskil vaimses maailmas. Et see, mida magu teeb füüsilises maailmas, seedib toitu. Vaimses maailmas ta peab läbi seedima need nii-öelda palakesed, mis meile tulevad. Ja kui me oleme kas olukorras või mõne inimesega, kui meie olukord on näiteks täiesti vastuvõetamatu meile, pikka aega jubedalt tajab närvi, me tahame kogu aeg seda muuta, me oleme, püüame nii-öelda kehtestada, me ei seedi seda olukorda, mis on olemas, vaid me tahame kogu aeg teistsugust muuta. Ja sellises olukorras muuseas on erinevad juhid. Inimesed, kes peavad
kelle töö ongi tegelikult olukordade muutmine. Ja kui nad nüüd on sellise loomuga, et nad on kole närvis selle peale, et olukord on nii ja mitte naa, siis nad ärevad ja siis tekivad maahaavad. See on ju ammu teada, eks, et maahaavad ja ärevus on nii-öelda närviline magu, öeldakse selle kohta. Siis tekivad need kõrvetised, haavandid. Et magu on ühesõnaga jah, esimene organ, mis saab pihta, kui me ei suuda seda maailma, mida me sisse sööme, mis meie sisse voolab, läbi meie voolab, kui me ei suuda seda ära seedida. On see siis sellepärast, et situatsioon on selline, on see siis sellepärast, et me oleme näiteks mingite väga vastuvõetamatute inimestega sunnitud pikalt koos olema. See on samamoodi. Magu hakkab valutama, sellepärast, et see kuramus, keda ma pean iga päev kannatama, ma ei suuda seda ära seedida, seda inimest. See on jõudne. Vaat kui see tigedus olukorra vastu, ühesõnaga ma näen, et see kõik on mulle happu, kibe, kibestunud. Tegelikult kibestumine läheb sinna maksa poole, see on meil järgmine teema. Aga just seesama, et ma ei suuda alla neelata, ma ei suuda seedida. Alla neelamine on nüüd jälle, eks ju, nagu kurguprobleemid on just see sissesöömine. Aga vaat kui ma alla suudan neelata küll, aga jagu ei saa. Seal on muidugi see piir on selline küsitav, eks ju, et ega me tegelikult ei tea ju, kus kohas mis mõttes, kas ma ei suuda neelata või ma ei suuda seedida, eks ju, seal ei ole väga kerge seda vahet teha, seda saaks juba analüüsida siis, kui on mingisugune konkreetne olukord, aga kui me räägime sellisel üldteemal, siis need on üsna sarnased asjad, et ma ei suuda olukorda alla neelata, ma ei suuda teda seedida. Ja võtta ühesõnaga siis, kui see teeb mulle haiget pikalt see olukord, siis mul tekivad haavandid. Vot, nii palju siis maost. Järgmine organ, järgmine teema, millest me räägime, on maks. Jälle väga tähtis organ. Väga tugevasti seotud vihaga. Just sellised kibestunud vihaga. Teate ju väljendit, et sappi pritsib. See tähendab väga sapine, kibestunud inimene. Ja vot selline inimene, temal tekivad siis igasugused maksaprobleemid. Maks on hästi suur organ, ta on meil siin roiet all, eks ju, ta on siuke mürakas. Ta peab mürakas olema sellepärast, et ta korjab kõik mürgi endasse, mida me elus kogeme. Ja vot kui me nüüd mingi asja tõttu, mingi olukorda tõttu muutume kibestunuks, ega elu ei ole kerge, eks ju, paljude elu on ju selline, et katsused seal mitte kibestuda, sest ta on lihtsalt nii kibe, seda iga päev seda kibedust tunda, lõpuks oledki kibestunud ja see maks annab seda seeläbi tunda. Ja nüüd aga siis ongi niimoodi, et see kibedus, see tekib eriti siis, kui me surume seda viha alla. Kui me oleme sellised inimesed, et on küll, olukord on raske, aga pole hullu. Siin on jälle magu, eks, kui magu suudab seda seedida, siis me ei kibestu. Aga vaat, kui me oleme selles, mida magu jääb ette, eks ju, siis lõpuks me kibestume, me ei saa sellest asjast hakkama. Kibestumine on väga palju seotud sellise abituse tundega. Ehk, et kui me pikalt ei saa oma elust kuidagi jagu, meie elu muutub meile nii-öelda mürgiseks, siis me kibestumegi lõpuks ja siis me oleme tigedad, me surume, aga samas me ei saa seda välja elada, sest me kardame neid, ma ei tea, on siis inimesed meie ümber või mingit olukorda, me ei, see on ju jälle lapsepõlve teema, eks ju, et lapsepõlves me oleme pidanud väga palju valu alla neelama. Ja võt, kui me valu neelame alla kogu aeg, siis see lõpuks mürgitab meid ära. Sellega ei saa maks pika peale toime ja ta hakkab meile märku andma, et tema on siis üks meie nii-öelda see alam, siis meie kuningriigi alam, eks ju. Organid on meie kuningriigi alamad, piltlikult öeldes. Ja võt, kui meie kuningriigis nüüd maksale satub liiga suur koormus, siis maks jääb hätta. Muide, üks hea näide sellest, kuidas maks meie tigeduse eest vastutab, on see, et
maks, noh teatavasti maks on plönn ju joodikutel. Aga alkoholism on kõige rohkem seotud agressiivsuse mahasurumisega. Ühesõnaga, noh, see on muidugi ärevus ja kõik on seal sees, aga väga palju on just see, et ma olen tegelikult maailma peale väga vihane kogu aeg. Viha on väga raske kanda, viha muserdab, viha võtab meeletult energiat meist. Ja siis mul ei jää muud üle, kui ma tõmban oma nosu täis, eks ju. Ja see on nagu selline, nagu paneks raske seljakoti maha. Aga sellega, see on ju loomulikult illusoorne. See ei päästa tegelikult sellest vihast. Ja võt sellepärast alkohoolikutel hakkab kannatama just maks. Muidugi seal on keemiline, füsioloogiline protsess ka taga. Ma ei taha öelda, et see on nüüd... eks need vaimsed protsessid väljenduvad tegelikult ka keemiliselt ja nii-öelda füüsilises kehas. Neil on mingisugune korrelaat. Ja meie siin räägime praegu sellest vaimsest poolest. See ei tähenda, et seda bioloogilist poolt siin ei oleks või ma ei tea, kuidas seda nimetada, biokeemilist poolt siis või. Füsioloogia põhimõtteliselt, füsioloogilist poolt on, mis õige meelde. Et see seal loomulikult on ja seda pidi saab ka muuta, aga selle füsioloogiaga ongi see, et kui me vaimset poolt, nagu ma olen siin väga palju öelnud, kui me seda vaimset poolt korda ei tee endale, siis mis iganes moel me sinna sekkume medikamentidega, skalpelliga, ühest kohast tõmbame haava kinni, teisest kohast käriseb lahti. Ehk et kui see viis meil oma tigedust sisse suruda, kibestuda, kui me muutume kibedaks oma olemuselt, siis sa võid maksa välja vahetada, uus maks läheb kohe täpselt samamoodi sama teed. Või lööb ta mingi teise, eks neid viha allasurumise haiguseid on ju meil palju. Ja niimoodi ta läheb siis lööb mingis teises kohas välja. Nii et see oleks siis võib-olla maksast, ega ma siin palju rohkem tast rääkidagi ei ole, et põhiliselt on ta kibestumise haigus. Pikalt alla surutud viha, kibestumisvakatele muutud sapiseks, tigedaks, alati pahur inimene. Võt nende maksad lähevad, näiteks tekib neil maksa rasvumine. See on, see sisuliselt tähendab seda, et maks hakkab ka armistuma tal, ta ei pea enam vastu selle. Rasvumine on nagu teatud mõttes siukse kaitse, see on nagu kaitsereaktsioon erinevatel organitel. Kehal ka tegelikult, kui me mõtleme sellest, et miks keha rasva läheb, siis üks põhiline põhjus on ju see, et me tahame polstrit või turvapatti enda ja maailma vahel. Me kaitseme ennast maailma eest. Teine pool on muidugi see, et me tahame suuremaks minna, see on ka. Aga suuremaks tahame ka tihtipeale minna just sellepärast, et meil on vaja mingit kaitsekihti vahele saada. Ja see maksa rasvumine on ka midagi sealt kandist tehtud. Aga sellega on meil nüüd enam-vähem tänaseks vist räägitud. Ma siin rohkemat enam ette ei võta sellesse saatesse või sellesse videosse. Et maks ja magu, kaks sellist suurt tegelast. Neist sai räägitud. Taaskord kogesin, saime teada või mõtisklesime selle üle, et millist hävingut teevad need alla surutud emotsioonid, mida me ei julge tunda. Aga tänaseks ma sellega lõpetan ja mul on hea meel, et te mind jälle kuulasite. Kirjutage ikka sellele meiliaadressile. Siis ma saan, ma vastan teie küsimustele, nagu ma olen öelnud, ma saates neid ei kajasta, aga ma vastan kirjalikult, et kui tekib mingeid küsimusi. Aga teiega oli väga vahva olla. Taaskord. Ja kohtume teiega nädala pärast jälle. Seniks aga tellige meie kanalit ja kõike head ja nägemist. Tšau, tšau!